Teksti sees mis tahes objekti valimise jaoks kõige lihtsam meetod on hiirega tema peal klõpsata. Olenemata siis sellest, kas tegemist on pildi või joonistuse või millegi muuga. Aga väike erisus on, et kui ma klõpsan pildi peale, on ta kohe valitud ja ma saan teda liigutada. Kui ma klõpsan diagrammi peale, siis siin on justkui 2 astet. Esimene klõps aktiveerib ta ja võimaldab teil teda liigutada. Aga kui ma sooviksin nüüd selle objektiga tööd teha, siis tuleks tema peale teha topeltklõps, mis järel näete, ilmub ka tema ümber selline raam. Ja kui me nüüd vaatame üles, siis natukene muutus ka kogu see menüüde süsteem. Ilmus diagrammi tööriista riba, kus saab siis ainult diagrammiga toimetada. Ja samamoodi, kui ma nüüd tahaksin sellest režiimist välja saada, et teda jälle liigutada või millegi muuga tegeleda, siis tuleks teha kas tühja koha peale või teksti või mingi muu objekti peale topeltklõps. Ja näete, jälle on see tavaline raam ümber, mis võimaldab teda siis suuremaks, väiksemaks teha ja mis võimaldab teda siis ka tõsta. Nii et selline väikene erinevus on Writeris objektide valimisel.